Et ikkagi ma tahaksin sinna selle 30 aasta tagusesse sinna aega või sellesse minna, ja anda teile just sõna, ma ei tea küll nüüd millises järjekorras, sest ma pean ütlema, et ma tegelikult ju eraldi teie käest olen kuulnud ja ma olen iga kord olnud tegelikult täiesti vaimustuses sellest, sest see jõudis teilt julgust, entusiasmi, pealehakkamist, väga palju sellist, selle rajamine. Ja ma peaks ütlema, et tegelikult see ei olnud nii lihtne, et lihtsalt Eestis, eks ole, tuleme kokku ja astume, see vajas teilt ka väga palju niisugust sõpru väljapoolt Eestit ja ma olen väga aru saanud ja väga suurt rolli mängis ka teie kõigi isiklik šarm selle juures, et kõiki neid häid sõpru kaasates siis ICOM Eesti rajada. Aga kuna meil aega ju väga palju ei ole, siis ma tegelikult väga hea meelega annaks sõna teile, ma ei tea, kellest me alustame. Esimene esimees, Toomas Tamla, kas võtaksid sina sõna ja räägiks, et kuidas siis selleni jõuti selle mõtteni, et seda ICOM Eestit siiski niivõrd varakult siin luua. Ja võib-olla ka pisut sellest, et kui see sai loodud ja kui ikkagi see rahvusvaheline suhtlus algas, et kuivõrd palju see ka sind ennast selle ajaloomuuseumis niisuguse noore teotahtelise mehena see ICOMist saadud pagas siis ka aitas? Aga... Aitäh. Ma proovisin, mõtlesin, kas ma istun tagasi või istu, et ei saa püsti pärast enam, sest nagu Tõnis ütles, et siin nüüd 4 vanurit istuvad siis koos, ja kui siis kõlas see auliikme jutt, siis me vaatasime teineteisele otsa ja noogutasime, et nüüd on minek ilmselt viimane aeg. Aga aitäh, et kutsusite ja ma olen 2 ICOM-i koosolekul, suurel sellisel koosolekul olnud. Esimene oli 1991 mais, see oli viimane NSV Liidu ICOM-i üldkoosolek, mis toimus, kui mu mälu mind nüüd ei peta, oli see vist Vladimiris ja Sustalis, kogu see rohelise ringi seal nende linnade vahel oli see ära jagatud. Ja siis, kui ma sinna Eesti esindajana siis sõitsin, Inge ei saanud millegi pärast tulla, 2 liiget meil üldse sinna ju kuulusid, igast liidu vabariigist sai seal olla ainult üks institutsionaalne liige ja üks individuaalliige. Oli siis Inge Teder ja oli Eesti Ajaloomuuseum. Mina olin suhteliselt värskelt saanud Eesti Ajaloomuuseumi direktoriks. See oli vist küll siis 3. juba 89, 90, 91, ja kui ma sinna sõitsin. Ja siis kultuuriminister Elila Lepa-Sumera kutsus mu, kui ma läksin komandeeringut saama, kutsus mu enda kabinetti ja ütles, et ja nüüd arvesta sellega. Ükskõik, mis ettepanek sulle ka ei tehta ja kui ahvatev ka sa ei ole, kõigile pead vastama ei. Sest Eesti liikumine oli juba selgelt Nõukogude Liidust eemale. Ja siis ma olin seal koosolekul ja mulle tõesti ahvatlevad ettepanekud. Kõige üllatavam oli see, et mind taheti lausa valida tolleks siis NSV Liidu ICOM-i selle suure komitee aseesimeheks lausa tehti ettepanek. See oli selge poliitiline mäng, tähendab, et Balti vabariike kuidagi moodi siis niimoodi kaasata. Leedu oli juba läinud selle ajaks, nemad ei tulnud kohale isegi mitte. Ja mina vastasin kõigile siis küsimustele või nendele ettepanekutele kõik võimalikele vastasin ei. Ja kui nüüd Kersti mulle esimest korda helistas ja ütles, et siin peaks midagi rääkima, siis ma vastasin ka, et ei, mina ei räägi midagi. Aga ja ega ma ei räägi ka sellepärast, et ma arvan, et nüüd räägivad noored inimesed. Et mina rääkisin 20. aastapäeval vist 1,5 tundi peaaegu Meremuuseumis toimus see eelmisel juubelil, et ma täna ma arvan, ma midagi väga pikalt ei räägi. Mõne sõnaga lihtsalt sellest algusest. Kuna Nõukogude Liit lõppes ära, Eesti Vabariik sai iseseisvaks pool aastat, mõni kuu pärast seda, kui mina olin maikuuses igal pool seal Vladimiris toimuval üldkogul ei kõigile öelnud. Ja siis tekkis küsimus, et mis nüüd edasi saab ja mis üldse, mis saab kas või siis ajaloomuuseumist ja Inge Tederist, et kes nemad nüüd on. Uurisime seda põhikirja tookord ministeeriumis muuseumide nõunik Kaia Varrakuga koos, teiste muuseumi inimestega koos.
mina helistasin oma Soome kolleegidele, tuttavatele, keda ma tundsin niivõrd kuivõrd, kes olid. Ja tõesti oli surnud ring. Sest tolleaegses, ma ei tea, kuidas nüüd on, ICOM-i põhikirjas oli kirjas, et ICOM-i liikmeks saab kuuluda ainult rahvusliku komitee kaudu. Mitte kuidagi teisiti. Aga selleks, et moodustada rahvuslik komitee, peab olema vähemalt 5 liiget. No kuidas teha nüüd edasi? Meil oli 2 liiget, ainult rohkem ei olnud. Siis otsustas ühel hetkel siis Kaia Varrak, rääkis läbi, siis oli juba vist ministriks Jaak Allik, ministriga ja 92 sügisel toimus Kanadas Quebecis suur ICOM-i ülemaailmne üldkogu ja et saadame meie esindaja sinna. Kutsus minu välja, ma ei tea, miks minu, võimalik, et sellepärast, ma olin küll kõige valem inimene üldse sinna minema ja seal esindama, aga minu ta välja kutsus ja et ma olin seal nõukogude omadel käinud või võib-olla sellega seoses Inge Teder ei tahtnud vist minna, tema oli pensionil siis ka juba. Ja mind siis otsustati saata sinna, raha muidugi ei olnud, aga siis Põhjamaade Nõukogu ja Soome ICOM-i komitee ja Soome muuseumi ühing panid rahad kokku ja siis ma sõitsin sinna Quebecisse nagu Soome delegatsiooni liikmena, aga ikkagi Eestist oleva liikmena ja muidugi ilma igasuguse sõnavõtu, hääle esindamise, mitte mingisuguse õiguseta, sellepärast et ei olnud niisugust komiteed olemas nagu Eesti Rahvuslik ICOM-i komitee. Nii et see oli siis nüüd selline koosolek või ICOM-i koosolek, kus mul ei olnud mitte mingisugust õigusi. Rääkida ikka võis muidugi inimestega ja nii edasi, ja nüüd on siis mul loodetavasti viimane, kus mul jälle ei ole mitte mingisugust õigusi, aga vähemalt rääkida võib. Nii et ka sümboolselt lõpeb see asi väga kenasti ära. Ja tänu siis soomlastele, kelle tolleaegne ICOM-i esimees oli Soome spordimuuseumi direktor ja ta oli tegelikult diplomeeritud arheoloog. Aga kuna Soomes arheoloogi kohti alati vähe olnud, siiamaani on neid väga vähe, erinevalt Eestist, kus on neid väga palju praeguseks hetkeks arheoloogia ja muudkui tuleb juurde, siis tema oli leidnud omale töökoha Soome spordimuuseumi direktorina. Ja mina jälle vana spordipoisina ja siis kuna me olime ka kolleegid, ütleme hariduse järgi kui arheoloog, leidsime väga hästi ühise keele temaga ja tema siis oli mind talutas seal igal pool ja tutvustas ja rääkis ja niimoodi me saime siis kokku, viis mind kokku siis tolleaegse ICOM-i sekretär oli ta, eks ole, see hästi šarmantne daam, kas keegi mäletab ta nime Pariisist? Aga oli ju Keena šarmantne, niisugune tumeda peaga Eliza, perekonnanimi, võt, mul ka ei lähe meelde. Viis tema jutule, sellepärast, et see Pekka ütles, et teised ei tea siin mitte midagi, ära sa mine üldse nende juhataja või nende esimeeste, aseesimeestega rääkima, nad on täiesti lollid, nad ei tea mitte midagi sellest bürokraatiast. Kui üldse keegi teab, siis tema. Siis see Laisa ütles, et ei ole midagi, et sinna Eestisse tagasi ja võtke 5 inimest kokku ja moodustage komitee ära, saatke paberid ära ja siis üksiti kohe tuleb nii-öelda komitee tunnustamine ja siis nende ülejäänud 3, kuna meil 2 liiget oli olemas, ülejäänud 3 ka siis neile selle staatuse andmine. Aga siis, kui ma tagasi juba jõudsin ja hakkasime seda asja ajama, et millal me siis kokku saaksime niimoodi, siis selgus, et Tõnis Lukas, tema oli, sa ütlesid, et noor ja ilus, mina ei tea, ma ei olnud ei noor ega ilus enam selle ajal, aga Tõnis oli tõeliselt noor ja ilus, lokkis peaga, niisugune päikesepoiss. Tema oli vahepeal prantsuse keel vabalt suus, oli saanud suhteliselt värskelt, kas samal aastal või aasta, Eesti 2, eks ole, jah. Värskelt ERMi direktoriks ja oli sõitnud Pariisi ja löönud piltlikult öeldes, ma utreerin natukene UNESCO selle keskmaja ukse jalaga lahti ja marssinud sinna sisse. Ma ei tea, tema tahab ICOM-i liikmeks saada ja tuli tagasi pilet taskus ja ma olin selle lauale ja siis meil oli juba 3 liiget. No ja siis tulid siis Katrin ja Karin juurde. Ja niimoodi me siis 5 selle ICOM-i ära tegimegi. Kuidagi moodi said paberid ka vormistatud ja Pariisi saadetud ja nii see algas.
Sellest algusest ma ei taha üldse rääkidagi, ma loodan, et sellest räägivadki nüüd teised, sellepärast et see 3 aastat, mis ma see esimees olin, rohkem ma vastu ei pidanud, see oli minu jaoks tõeline piin, sellepärast et mitte midagi ei olnud. Oskusi ei olnud, teadmisi ei olnud, rahvusvahelise suhtlemise kogemusi ei olnud, keeleoskusega oli nagu oli, minul eriti inglise keeleoskusega, mis kõigist võimalikest keeltest oli minul kõige nõrgem, mis ma mingil määral valdasin, ütleme niimoodi peale. Ja raha muidugi ei olnud, kui said sõiduraha, näiteks kas või aasta sellele nii-öelda üldkogu või mitte üldkogule, vaid aasta ICOM-i, eks ole, koos Pariisi sinna nõupidamisele ja aruandluskoosolekule, siis piletiraha, võib-olla sõiduraha said, hotelliraha ei saanud või päevaraha said, või sõiduraha ei saanud ja nii edasi. Nii et me siin Katriniga, kui me koos käisime siin ükskord Pariisis, me ööbisime mingisuguse väliseestlase juures korteris ja nii et see oli üks kole aeg. See oli umbes selline aeg, et kui ma seda räägiksin teile, siis te ei usu, et niimoodi sai olla üldse. See on umbes selline aeg, et ma rääkisin oma 15-aastaseks värskelt saanud 15-aastasel lapselapsile mälestusi nõukogude ajast ja siis tema vaatas mulle otsa ja ütles, et vanaisa, ära aja niukest lolli möga. Täpselt nii ütleski mulle. Lolli möga, sest nii ei ole võimalik. Talle lihtsalt ei mahtud pähe, et nii saab olla. Ega teile ka ei mahuks pähe, et nii sai olla, nagu oli siin 90 aasta alguses. Aga ma arvan, et ma praegu rohkem ei räägi, nagu ma ütlesin, et nüüd räägivad nooremad. Ja, suur tänu, aga siis anname siis sõna kohe edasi. Ma tahan veel seda öelda, et mul jätkus vähemalt nii palju mõistust. Oota, mikrofon. Te kuulete küll, mul on kõva hääl ju. Teil on teistel ka mikrofonid. Et ma ei räägi rohkem. Et ma kauplesin endale sekretäriks Katrin Savamäe ja ilma temata ei oleks ma mitte midagi ei osanud teha peale hakata ega ära teha. Tema oli mul alati nagu vari kaasas. Õpetas, kasvatas, tegi märkusi juba, kui ma käitusin valesti, kuidas peab üks meesterahvas käituma. Selliseid. Ainuke häda, mis tal oli, et ta jäi absoluutselt igale poole kohutavalt hiljaks ja eriti hull oli lennujaamas, kui lennuki väljumiseni aega võib-olla 3 minutit värava sulgemisel, siis tema tuli higisena, ütles, mõne kui ilusti ma jõudsin. Aitäh, aga Katrin, rohkem ei räägi. Äkki jätkad siis sealt? Mina tahaks seda kommenteerida, et ma olen väga tänulik kõikidele nendele inimestele, kes meid toetasid ja aitasid tookord, sest kui nii mõtta ülemaailmne organisatsioon, enam uhkemat ja suuremat muuseumimaailmas ei saa olla. Aga kuidas me tõesti, Toomas juba mainis, sellele esimest korda Pariisi sõitsime, sellele suurele üritusele, ei olnud ju raha, et sõita. Soomlased maksid meil kinni sõidu. Nendega koos ka sõitsime, nemad juhendasid, õpetasid ja juba eelpool mainitud spordimuuseumi direktor. Teda me mäletame kõik väga pekka ja väga soojalt. Aga nad juhendasid ka, kuidas neid dokumente teha, kuidas koosolekutel olla, kogu seda rahvusvahelist bürokraatiat. Ja teine pool väliseestlased, sest et ega ei olnud sõiduraha jah, aga ega meil polnud ka hotelliraha. Nii et tänu nendele oli meil see kodus ööbimine. Ma mäletan ka veel seda, et praegu on ju nii normaalne, et kui sa kusagil välismaal oled, siis on nii tore ju teistega suhelda, olla, kuskile minna õhtul, väikest klaasikest võtma või mingit õhtusööki tegema. Õhtust, meil polnud mingit raha. Me proovisime ära nihverdada igasugustest niisugustest olemistest, sest võileib oli kaasas, pähklid ka, et vaikselt pargipingil lihtsalt nosida. Sest et ei tahtnud teistele niimoodi öelda, nii nagu tegelikult oli. Aga ja siis veel, kui sina meenutasid, et kuidas peab ikka olema ja istuma ja
no ütleme, Meremuuseumis oli tol ajal juba üpris suur see rahvusvaheline suhtlus erinevate organisatsioonide, riikide ja kõikidega. Aga noh, need olid Meremuuseum, aga ICOM, ma mõtlesin, et mida ma pean küll selga panema, et mitte Eestit häbistama. Peab olema, millised kingad? No ikka kõrge kontsaga. Vaeva elasin üle selle. Minu esimene ost Pariisis olid madalad sussid. Aga ma esindasin Eestit väärikalt. Olid kõrged kontsad, oli kõik nii nagu peab. Ja mis veel oli, et see on ka tavaline praegu, et kui sa oled kusagil, on sul see Eesti silt, istud selle Eesti silti taga. Aga see esimene kord oli ikka väga uhke. Nii et ja veel, kuidas panti riikide kaupa, et sa oled nagu päris riik. Teised võtavadki meid nagu, see oli ikka nii, oli, aga see oli, me ei olnud harjunud sellega. Võta mikrofon. Toomas. Me võime sulle 2 ka anda. Prantsuse tähestiku järgi Tõnis teab täpsemalt, see oli USA kõrval. Oli siis istus Eesti esindaja. Igavesti uhke tunne oli sellist. Aitäh. Karin, sinul ilmselt oli juba varem nende arhitektuuri alakomitee inimestega kontakte ja... Jah, oli küll, et meid arhitektuurimuuseumi me lõime aastal 1991. Me kõik, panite tähele, me kõik olime noored direktorid. Kõik olime alustajad direktorid seal ICOM-is. Mina küll ei mäleta, et kuidagi raske või paha või nii. Kõik sai tehtud, mis teha taheti. Aga et niipea kui arhitektuurimuuseumide ICOM, arhitektuurimuuseumide konföderatsioon võttis meid kohe omaks ja Rootsi muuseum andis meile hästi palju abi nii materiaalselt kui niisugust informatsiooni ja kõike seda, kuidas tuli teha. Minu kogemus muuseumi teha oli see, et ma olin töötanud kunstimuuseumi skulptuuri osakonnas aasta otsa Heini Vaasi juures ja ma arvasin, et ma tean kõik, mismoodi muuseumis asjad on. Ja muide, tegelikult ma olen tagantjärgi mõelnud, et see oligi väga, väga suur kogemus. See 1 aasta kunstimuuseumis järsku andiski niisuguse tunde, et ma teangi, kuidas mul täiesti pea ees vette ja mingit hirmu ei olnud, kui me hakkasime arhitektuurimuuseumi näiteks kogude struktuuri välja töötama või nii tegime ja tegimegi ja uut tüüpi muuseumi, mida me tahtsime teha. Alguses ei õnnestunud, aga siis, kui me Rotermanni soolalattu kolisime 5 aasta pärast, et siis oli tõesti, idee oli teha niisugust teist tüüpi muuseumi. Ühest küljest hästi avatud selles mõttes, et me saime ju tohutu suure saali, kus olid ooperid ja kus toimusid kontserdid. Terved nüüd festivalid ja teisest küljest me mitte mingi hinna eest ei tahtnud käest anda seda teaduspoolt ehk siis publikatsioone, publikatsioone, uurimuslikke näitusi. Ja see rahvusvaheline kogemus, mis tuli ICOM-i kaudu, absoluutselt hindamatu, nii ICOM-i kui ICOM-i kaudu, et see oli täiesti hindamatu, sest see tekitas kohe sellise tunde, et endast mõistetavalt me oleme kogu selle maailma muuseumide üks liige. Minul ei olnud niisugust tunnet, et ma kuidagi olen, kõik said aru, et ma olen uus, minu jaoks oli kõik väga värske, minu jaoks oli väga põnev, ma istusin, kuulasin neid ettekandeid. Ma hiljem kunagi ei viitsinud enam nii palju konverentsil ettekandeid kuulata järjest kui esimestel aastatel, sest nad olid tõeliselt uhked. Ja ICOM-is, ma sain ICOM-i esimeseks, oli vist 99 ja 2006 olin ma ICOM-i esimees ja siis tulid need iga-aastased Pariisis käimised ja siis need suured ICOM-i konverentsid, kongressid. Ma mäletan 3 uhket ICOM-i, esimene oli Stavanger ICOM-i konverents, Stavanger, see oli väga uhke. Siis oli, ma ei tea, vahepeal ma vist kõikidele käinud, siis oli Barcelonas 2001. Ja siis ma mäletan veel väga toredat kongressi Viinis, kus oli Eestis hästi suur seltskond oli. Urmas oli seal, mul on suust kompromiteerivaid pilte sellest Viini kongressist. Mul on ka mälestused. Aga ma tahan meenutada seda, et need ICOM-i,
rahvusvahelised kongressid, alati kutsuti sinna niisuguseid nagu tipptegijaid ja ma mäletan väga hästi, kuidas ma Barcelonas suuammuli kuulasin, kui kutsuti Berkeley sotsioloog Manuel Castells, keda ma hiljem olen tudengitele loengutest temast rääkinud ja ma tunnen, kuidas ma mäletan, kuidas ta seal puldis istus ja rääkis muuseumidest, kusjuures erakordselt hästi rääkis. Ja või Norras oli Boris Groys oli kohal, et sellised silmapaistvad nimed, keda siis ICOM-i siis seltskond kutsus endale rääkima, et väljaspoolt mõtestada, mis asi on muuseum kaasaegses ühiskonnas. Ma vaatasin, tore oli vaadata, et siiamaani te tegelete definitsiooniga, me tegelesime ka definitsiooniga. Vähe sellest, me tegelesime väga palju sellega, et üldse mõtestada, missugune on muuseum kaasaegses ühiskonnas. Ja see teema ei olnud mitte ainult, Eestis oli ta erakordselt aktuaalne, sellepärast, et Eestis me kappasime kauboikapitalismi, kõik oli teistmoodi ja esimene reaktsioon ju kultuuriministritelt oli niimoodi, minule öeldi niimoodi, sinu muuseum, selle me teeme ära, rohkem Eestis mitte ühtegi muuseumi juurde ei tehta, sest muuseumid, me oleme tulevikku pööratud riik, milleks meile neid muuseume vaja on ja seda rääkisid poliitikud. Kes mäletab, kui raske oli Marika Valgul kunstimuuseumi ehitada, kui raskesti see tuli, see arusaamine, mis asi see muuseum on, kui raskesti tuli see, et muuseum võib olla tohutult atraktiivne, majanduslikult edukas ja niisugune ülimalt kaasaegne muuseum. Et Eesti jaoks oli see veel 2 korda keeruline ülesanne nagu lahendada ära see, kuhu see muuseum peab liikuma. Tolmune koht, kus töötavad vanamutid, hallipäised ja neil on krunn kuklas. See oli muuseumi definitsioon tollal päris üldiselt levinud, sest et meenutage, Kumu ei olnud veel ehitatud, Meremuuseumil, Urmasel ei olnud veel tehtud mitte midagi. Kõik muuseumid olidki väga kehvades tingimustes. Ja siis tasapisi hakkas peale see, et olge atraktiivsemad, see mantra, atraktiivsuse mantrat ma mäletan suurepäraselt. Olge atraktiivsed. Mida sa oled atraktiivne, kui sa ei saa arhitektuurimuuseumi näitusele isegi ühte ekraani osta, sellepärast et lihtsalt raha ei ole, ikka jälle koopiad ja ikka jälle fotod ja lihtsalt tõepoolest aeg oli selline. Aga ma vean kihla, et Tõnis mäletab väga hästi seda. See oli aeg, kus me tegime uut muuseumiseadust. Ja mäletate, kõik seadused pidid olema allutatud äriseadustikule. Muuseumid pidid olema täpselt samasuguse loogika järgi ja selle üle käisid täielikud vaidlused. Väga raske oli selgeks teha, et muuseumis ei toimi see, mis toimub äriühingus. Vana luud muuseumis ei visata minema, vaid pannakse fondi. Hoitakse. Vana peavara hoidja on muuseumis kullatükk. Teda ei ole mingil juhul ära lasta, sest ta mäletab, tal on kogu muuseumi inventari raamat praktiliselt peas ja meil olid sellised, ja meil ma arvan, siiamaani on peavarhoidjad sellised, kes tõepoolest tal ei ole vaja seda raamatust vaadata sealt, nad mäletavad, neil on pea, see väärtus, mis muuseumides tegelikult oli, meie saime ise sellest aru. Meie poliitikud ei saanud sellest alguses aru, aga rahvusvaheline seltskond oli see, mis iga kord kinnistas seda tunnet. Me teeme tähtsat asja ja nende kaudu oli meil palju lihtsam nagu selgeks teha, et mis see muuseum võiks tänapäeval olla. Ja siis hakkasid tulema. Kumu sai valmis, Meremuuseum sai valmis, nüüd sai ERM valmis, et see on olnud niisugune pikk ja vaevarikas ja see rahvusvaheline sootsiumi kontakt selle kõrval on olnud erakordselt väärtuslik. Just meelde tuletada, just seda tasakaalu leida, võt see sama kommerts. See 90. aastate see kommertsi mõiste, see oli ikka täiesti, teenige oma vahendid, kommerts, teenige, tehke, mis tahete. Ma mäletan isegi, et kuna pidi olema äriseadusliku järgi nagu toimiv organisatsioon, siis räägiti ainult, et mis külastajad, et mitte külastajad, vaid kliendid. Ja mul on nii hea meel, et me siiamaani räägime, et meil on ikkagi muuseumides külastajad, nad tulevad meile külla. Me võtame nad vastu, me suhtleme, me ei ole kliendi teenindajad, kes peavad nagu mõtlema ainult selle peale, et tuleks neid aga rohkem, me saaks aga rohkem kassasse raha. Nad on meile külalised. Nad on külalised. Mul on nii hea meel, et ei juurdunud seda klienti ja seda kliendi, muuseumi töötaja kui kliendi teenindaja. Tere hommikut. Muuseumi töötaja on ju teadur. Kas tänapäeval nimetatakse muuseumi töötajaid teaduriteks? Ma kohe lõpetan ära. Oleneb muuseumist. Aga teadur, sõna teadur,
see, kuidas me asju nimetame, see näitab, kuidas me nendest mõtleme. Muuseumiteadur ongi see inimene, kes teab. Ta ei teenenda, ta teenendab ka, ta tuleb vastu, ta on külastaja, võtab külastajaid vastu, ta on külalislahke. Aga ta on eelkõige teadur, sest et ta teab. Ta teab ja minu arvates see on selline uhke ametinimetus, mis ei tohi. Sinna võib kõrvale igasuguseid asju teha, aga muuseumisse peavad jääma alles teadurid. Ja ICOM-i juurde tagasi tulles mul on meenes Ameerika Muuseumide Assotsiatsiooni Eduard Elby või mis ta nimi täpselt oli, tema ettekanne see oli vist sellesamal Barcelona ICOM-i kongressil. Ja tema oma ettekandes tõi välja selle, et Ameerika küsitlused, see oli mingi 90ndate küsitlused siis, et mis on kõige usaldusväärsemad informatsiooniallikad inimeste arvates, oli selline uuring tehtud. Ja Ameerikas oli niimoodi, et esikohal olid muuseumid. Muuseumid usaldati. Muuseumid ei hakka rääkima niisama jura. Muuseumid on teadmisasutused, see, mis nad teevad, see, mis nad näitavad, nad teavad, mis nad teevad. Esimesel kohal Ameerikas olid muuseumid. Teisel oli vist, ma ei mäleta, politsei ja meedia oli kuskil seal taga lõpus, sest et kollasest meediast olid kõik ammu tüdinud. Me ei teadnud, et siis mis asi on kollane meedia. Nüüd me teame väga hästi, mis on kollane meedia. Ma ei ole vaadanud, kuidas see tänapäeval on, aga see, et muuseumid Ameerikas olid esikohal usaldusväärsuse aspektis. See paneb väga suure vastutuse tegelikult muuseumidele ja ma arvan, et see on siiamaani väga tähtis. Ja ma kohe annan sulle ka, aga ma tahan veel ütelda selle atraktiivsuse kohta. Selle mantra kohta kogu aeg, olge ikka umbes, et mis te seal iseenda, ise seal vaikselt midagi toimetate, olge atraktiivsed, paistke ühiskonnas silma ja kõik nii edasi. Ja siis, kui seal Barcelona kongressil, minu arust seesama Ameerika Muuseumide Assotsiatsiooni esimees ütles sellise näitu, et ja me oleme selle läbi elanud. Neil algas 70-ndatel, kuskil 80-ndatel. Ameerika muuseumid avati publikule. Uksed lahti, võis teha kõik. Ei olnud muuseum enam vaikne asutus, kuhu mindi ja käidi vaikselt ja räägiti tasa, vaid muuseumis võis kõike teha. Ja siis ütleb see Ameerika Eduard, et ja teate, kui me leidsime muuseumi trepilt esimese seksiva paarikese, siis me hakkasime mõtlema, ei, kuskil tuleb, peame nüüd hoogu. Ei ole kõike või ei pea olema muuseumis kõike. Muuseum peab säilitama oma usaldusväärsuse, ma arvan, et see on kõige tähtsam. Et sind usaldavad need, kes on sinu nii-öelda sootsumis või sinu ringkonnas. Et nad üldse söandavad anda oma elu jooksul kogunud arhiivid näiteks või mis tahes esemeid muuseumile, et nad usaldaksid muuseume. Niipea kui muuseum hakkab tegema selliseid kahtlasi sammu ja läheb liiga kommertsiga kaasa, hakkab tegema ainult trillala-trullalat, siis me kaotame ära ka need inimesed, kes meid usaldavad ja kes tahaksid, et võib-olla et mingi osa nende pärandist oleks säilitatav just meie muuseumis. Et sellised mõtted, mis olid aktuaalsed siis, ma arvan, nad on aktuaalsed ka praegu. Ja ma tahaks ütelda veel, et Agnes ja Kersti, et mul on nii hea meel näha praegu, et see väike, millest me alustasime, see väike, et see organisatsioon liigub nii õiges suunas ja nii õigete inimestega. Et mul on süda läheks soojaks, kui ma seda nägin, kuhu tänaseks ollakse jõudnud. Meil on küll ja küll organisatsioone, kes on lihtsalt kuskile kas hääbunud või ära kadunud või sattunud valesse kanalisse või kuskile valede inimeste kätte, aga ICOM-iga mul on süda rahul, kõik on korras. Aitäh teile. Aitäh, Karin, ja aitäh sulle. Ja seda oli tõesti hea kuulda, kuidas ICOM ja ICOMist tulnud põhimõtted ja see oli sulle nagu seljatugi selleks, et ikkagi sellel kauboikapitalismis oma muuseumit, eks ole, arendada ja läbi tulla. Aitäh.
ja Tõnis, ma arvan, et sina oled selle 50 000 ICOM-i liikme seas võib-olla mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas täiesti ainulaadne. Sa olid see, kes läks ja said selle oma kaardi sealt Pariisis kätte, sest et ega pärast tuli ikka väga paljud proovisid teha seda järgi, aga siis tuli ikka kiri niimoodi, ma mäletan juhatusse meile, et aga CC-ga või postiga või kuidagi niimoodi, eks ole, et ikka tuleb astuda läbi selle oma rahvuskomitee. Aga palun. No mina tean küll, miks Toomas ennast väga toredasti tundis, kui ta Pariisis käis. Siin Eestis sa olid esimees, aga seal sa olid president. Eks ikka hoopis teine tase. Ja tõepoolest, et mul olid Prantsusmaaga päris aktiivsed niisugused suhted. Ma olin seal mitu korda mitme asja pärast käinud. Ja vist 92. aastal siis ühele konverentsile läksin ka, no küllap ta oli siis mingi talvine aeg. Siis ma olin Nermis, aga ma mäletan, et see oli Boulogne'i metsas Prantsuse etnograafia muuseum, millest ma olen just uus hoone, millest ma olen AFI vaimustuses, sest seal oli siis see avatud fond või õppekogu ka vitriinides näha nii-öelda topelt. Üks oli siis lavastuslik ekspositsioon, mis oli ka meie jaoks uus sõna, eks ju, ja siis oli veel teine korrus oli sellise õppeekspositsiooni jaoks, kus olid siis asjadel sildid ja sedelid, numbrid ja kus sai siis tüüpe ja kõike liike ja kõike õppida ja mõisteid ja muud asja. Ja selle tegime 93. aastal oma ruumiprogrammi ka tegelikult Eesti Rahva Muuseumi arhitektuuri konkursil, et oleks ka selline avatud fond. Nii et ses mõttes oli neid uudseid ideid liikus päris hulka. Ja kui ma juba Pariisis olin, muidugi ma läksin UNESCOst läbi ja siis kontor, kes ta ütles, et Eliise või kes ta siis Eliza, sina ütled Eliza, aga jah. No seal oli kauneid daame teisi ka muidugi, mina ei oska nüüd tagantjärgi öelda, kes seal täpselt ukse peal oli. Aga muidugi ma läksin ja tutvustasin ja sain selle pileti ja siis mingeid voldikuid ja dokumente ka veel meie jaoks. Ja iseenesest olid nad ju väga sõbralikud kõik ja see uudsuse, ega paljude organisatsioonide puhul ja paljudel esialgsetel konverentsidel käimisel, ja ma ei räägi nüüd ainult muuseumi asjandusest, vaid üleüldse muljetest, siis see vastuvõtt oli väga soe ja huvi meie vastu oli täitsa selgelt olemas. Ja eriti võib-olla mingid määral üllatus ka, et me nägime päris valgete inimeste moodi välja ja oskasime, Toomas võib-olla mitte, aga üldiselt oskasime käituda. No ma ei tea, vabandust, ise te rääkisite, ega mina ei tea sellest midagi. No ja, aga meie olime lihtsurelikud ja presidendi moodi käitumine on ikkagi ka keerulisem muidugi. Ei, see selleks jah, aga ütleme siis niimoodi. Iseenesest saab ka tummalt ja väärikalt liikuda läbi ruumi. Ja iseenesest piletid ja kõik märgid ja kõik tunnustused jäävad sulle külge. Võta või näiteks, mõne, ühesõnaga, ei hakka nimetama. Need ei ole meie organisatsioonis muidugi. Aga ja teine moment, mis mul meeles on lihtsalt Karini juures üks koosolek. See võiski olla üks päris algne koosolek, kus me seal valisime ja õiendasime midagi. Aga küllap on protokollid ka olemas meil, nii agarad daamid ja nendest saab ju järgi vaadata, mis me seal tegime. Minu jaoks see muuseumi asjandus sulas nagu ühtseks tervikuks, et minul ei ole eriti meeles just ICOM-i koosolekud või midagi ja võib-olla ma igapäevasest asjaajamisest jäin eemale ka, ega siis ei olnud Tallinn ja Tartu nii lähestikku ka ju. Eks siis oli see tõsine ettevõtmine tegelikult ja ei olnud sellist igapäevast kirja ja meilivahetust ja niisuguseid asju. Ja ei olnud Eesti Rahva Muuseumi suurt hoonet, kuhu te aeg-ajalt tulete Tallinnast ennast siia luhtitama, eks ju. Ei olnud siia provintsi nagu mõtet tulla, kus hundid uluvad ja ainult karujäljed käivad ümber ülikooli peahoone. Nii, ühesõnaga,
ma ei mäleta väga palju, aga see ütleme, see kõik sulas nagu kokku, see muuseumi asja tegemine, küllap osa oli ICOM-i koosolekuid, osa olid niisama igasugused koosolekud ja liikumised ja konverentsid. Meil see muuseumi elu ikka käis ka, te ei usu, aga 90. esimesel poolel ka ikka päris ägedasti siin. No vat, ja rohkem mul ei ole ju midagi öelda, kui et me soovime noortele õnne, kes edasi kannavad tuld ja andke aga agu. Aitäh. Minul on küsimus, mida me siin natukene juba eelnevalt rääkisime. ICOM-i arhiiv, Eesti ICOM-i arhiiv. Kas selline on olemas ja kui, siis kus ta on või kui ta tuleb, siis kuhu ta tuleb ja ühesõnaga, sest et minul on küll kodus ICOM-i materjale ja on ka fotosid ja vist ka mingid protokollid on veel minu käes millegipärast. Aga siis ole hea, et korja kokku ja... Midagi on kindlasti minul ka sellest minu ajast ja neid Pariisi asju kõik ja ei ole vaja säilitada. Ja siis ikkagi ERMi praegu, eks ole, Agnes? Et kas see on otsustatud, et ERMi tuleb, jah? Et Agnes, jah? Tule siia. Ei mahu enam. Katrin on olnud kõige parem kirjapidaja ja nii-öelda arhiivipidaja siiamaani, aga tegelikult sai otsustatud, et teeme ERMi eraldi arhiivi alaüksuse ja kõik, kellel vähegi midagi kodus ICOM-ist veel leidub, võiks kokku tuua mulle. Mina siis tasasel sammul püüan süsteemi luua, et mis seal on ja ei ole. Teate, kui siin hakati rääkima sellest, mis see kõik meile andis ja siis tõepoolest ma rääkisin natuke nendest muuseumi hoonete ruumiprogrammidest ja struktuuridest, mis olid uuenduslikud, et neid hakkas vaikselt tulema 90-ndatel Euroopas. Aga juttu oli, et teadureid ei ole, teadlasi ei ole seal kõigis muuseumides, kellega me partnerluses olime, nii palju vähemalt. Siis meie see teaduspõhisus tegelikult paistab silma küll. Et mõnes mõttes meil on ka vähem muuseume, nad on, suur osa neist on ajaloolised, osa neist on ülikoolidega seotud olnud ja sealt nagu tõusnud niimoodi see üks sisuline teaduslik tase, et uurida ka. Lõpuks ju Jakob Hurda vanavara kogumine oli ka justkui teaduslik töö, eks ju. Just uurijate jaoks. Ja selle tõttu on see meil olnud genoomiliselt tohutult tähtis. Aga üks liikumine, mille me oleme sealt siis üle võtnud, kus jällegi nagu esimesed impulsid tulid kuskilt Euroopast, oli see muuseumi pedagoogide tekkimine või muuseumi pedagoogika tekkimine. Selliseid kohti ja ametikohti meil otse ei ole. Giidid ja sellised asjad, aga see muuseumi pedagoogika ei olnud ikkagi eraldi nähtus. Nüüd on ta juba tükk aega eraldi nähtus. Ja vaat siit me saime rahvusvahelisi impulsse kindlasti sellest. Ja seda on ka Inge Teder oma ühesõnaga vestlustes maininud. Tema ilmselt oli ju see, kes kõige varem ja kõige rohkem, eks ole, juba ennem Eesti Vabariiki käis, et just nimelt see muuseumi pedagoogika ja selle toomine. Aga kas sa soovid, Katrin, midagi veel lisada? Mõtlesin küll, et tahtsin seda lisada, et minul oli hiljutine kogemus osaleda ühe alakomitee toredal üritusel, mis oli Siidok Tallinnas. Ja mulle väga meeldis see, kuidas kõik on läinud. Sest et omal ajal me jaotasime lihtsalt need komiteed ära. Sul ei olnud niimoodi, et saaksime rohkem informatsiooni, rohkem kogemusi. Aga mitte see, et mis sind ennast huvitab või mis on sinu muuseumi jaoks tore. Ja et mulle väga meeldis. Ja see on ikka tõeline õnn, kui te aru ei saa, et ikka on õnn. Ja see, et kõik ise valivad, sest ka mina mäletan, kui mina astusin, siis oli ka selline kriteerium, et millistes komiteedes juba on inimesi ja kes nüüd uued astuvad, et oleks nagu Eesti, et ikkagi nagu Eesti rohkem kaetud. Nii et nii see oli. Tehke pilte, jäädvustage, dokumenteerige, sest et meil ei ole sellest algusest väga üksikud pildid, väga udused. Nii et kui sai tehtud seda artiklit, mul oli tõesti raske leida korralikke fotosid, mis oleks kõlbanud ajakirja jaoks. Aga kui te veel midagi leiate, eks ole, siis korjame arhiivi kokku ja kõik ülejäänud nüüd tulevased konverentsid ja praegu on seda kõike nii lihtne teha, aga on ka nii lihtne kõik sinna telefoni jätta ja varsti ära kustutada, eks ole. Et siis korjakem ikkagi kokku, sest et järgmise 30 aasta
60. aastal või noh, nii edasi, eks ole, 100. siis on ka need pildid juba väga-väga suure ajaloolise väärtusega. Aga suur-suur tänu teile tulemast, veel kord suur tänu Aikom rajamast, Aikom Eesti rajamast ja nii nagu Agnes ütles, et tegelikult nüüd on meil veel väike kultuurielamus vaadata näitust Talumuru ja siis on meie pidulik osa seal B-tiivas, kuhu me nüüd pidulik osa tordi, šampuse ja maasikatega, kuhu me siis nüüd kõik koos läheme. Nii et veel kord aitäh teile. 2 sõna ma ütlen ka veel, et tänan, et kutsusite. Mul on hea meel, et ma ikkagi tulin, pärast et päris viimse hetkeni ma kõhklesin, oli siin muid tegemisi ja mõtlesin, hea küll, ma siis ikkagi tulen, sest mine tea, mis järgmine aasta on. Ja noh, tore, et nüüd on niisugune uhke nimetus minu nime ees nagu au, mida varem ei ole kunagi olnud. Ja kui ma seal üleval viimases reas istusin, muide, sina ütlesid, Karin, et meie ajal arutati ka, mis on muuseum ja kuidas see defineerida ja kui see tuli see definitsioon siia ette ja siis ma vaatasin ja ega ma ei mäleta enam tolleaegset definitsiooni ja kuidas see oli. No see oli mulle, vaatasin, ei noh, see on ju täpselt seesama põhimõtteliselt, et ega midagi ei ole teha. Võib arutada palju tahes, teha 10 ettepanekuid ja tuleb välja ikkagi, et ära unustatud vana on kõige parem uus ja no ei ole midagi teha selle muuseumiga. Muuseum on muuseum ja kui sinna on kord üks hea määratus tema kohta tehtud, siis ilmselt see jääb ja on parim, seda võib lihvida niipidi või naapidi, aga tagurpidi keerata seda ei saa. Aitäh teile. Nii, aitäh.